Aitäh moderaatorile sissejuhatuse eest ja tõepoolest see Neuchâteli ülikool, mida ma esindan, seda tihtipeale öeldakse, et ei oska hääldada, tegemist on prantsusekeelse ülikooliga. Mul on väga hea meel, see oli mulle auks, et ma sain kutse teie konverentsil esineda ja te räägite seal 30-aastasest kogemusest integratsiooni vallas ja loomulikult see näitab ka tegelikult Balti riikide küpsemist, alates siis seda, kui nad said tagasi oma iseseisvuse peale nõukogude perioodi. Oma ettekandes hakkan ma rääkima sellest, kuidas Šveits on immigratsiooni seisukohast muutunud ja võib-olla natuke rohkem peatun diskrimineerimise aspektil, ehk siis mida teha, et diskrimineerimise ilmingute vastu võidelda ja meil on ta viimasel ajal rohkem isegi võib-olla päevakorras ja seda sellepärast, et põhiseadused tavapäraselt viitavad sellistele rahvusrühmadele ja nende õigustele, kellele juba iseenesest diskrimineerimine nagu osaks ei lange. Aga kui hakata indiviidi tasandil vaatama, siis see pilt ei ole nii ilus, kui põhiseadus räägib ja eriti just sisserändajate seisukohast. Ja selline riik nagu Šveitsi seda on. See on juba oma taustalt sisserändajate riik, tal on väga palju erinevaid osiseid ja sellelt pildilt me näeme traditsioonilist Šveitsi jaotust just keelte ja religioonide järgi. Millised suured erinevused on selles riigis olnud, siin on saksakeelne keelegrupp, väga suur prantsusekeelne keelegrupp ja lõunas on meil itaaliakeelne elanikkonnagrupp. Nii et nad kõik nagu räägivad oma keeli, nad on küll, ütleme, regioonselt alati paigas olnud. Aga pluraliseerimist näitab ka immigratsiooni ja sisserände küsimus. Kui me räägime edukast tööstuspoliitikast, siis Šveits oli tööstusrevolutsiooni ajal ainukene riik, mida võib tuua välja 19. sajandi lõpus ja ta oli mõnes mõttes nagu rollimudeliks kogu Euroopale ja kuidas siis nagu riik kujunes ja kuidas teda üles ehitati. Need kaks pilti, fotod siin näitavad sellele industrialiseerimisele, annavad nagu talle väljanägemise ja kõik see rõhutab nagu riigi arengut. Aga see, mis puudutab inimesi, näiteks arenesid väga kiiresti mehaanilised tööstused, keemiatööstus ja nende tööstuste jaoks oli väga oluline saada tööjõudu ja seda just välismaalt. Ma räägin siin 19. sajandist, 1868. aastal sõlmiti Itaaliaga kahepoolne kokkulepe, mis tähendas, et nende kahe riigi, Šveitsi ja Itaalia vahel võis vabalt liikuda tööjõud siia-sinna ja võis töötada siin või seal. Ja mis meil siin on nüüd numbrid, mis näitavad olukorda enne esimest maailmasõda. Me näeme, et sisserändajate arv tõusis nagu paljudes teisteski tööstusriikides, sellel ajal nad olid kõik silmitsi tööjõupuuduse probleemiga. Ja enne esimest maailmasõda olid siis Šveitsi kasvud umbes võrreldavad 70. aastatega. Ja järgmisel slaidil ma näitan
meeldetuletust, et tegelikult ka liberaalsetel perioodidel on alati olnud mingisugune vastasseis ja siin on näiteks üks plakat, mis on siis trükitud selle elanikkonnarühma poolt, kes tahtsid sisserändajatest lahti saada või olid selle vastu ja see liikumine läks eriti ägedaks Esimese maailmasõja ajal ja siis nõuti lausa võõramaalaste riiki sisenemise keelustamist ja väljakutseks oli mitte ainult Itaalia, vaid kõikidest teistest riikidest tulijad samamoodi. Mida me siin näeme? Siin näeme, kuidas peale sõda hakkasid sisserändajate numbrid langema väga kiiresti ja loomulikult koos selle langusega kaasnesid ka muud liikumised, näiteks xenofoobia suurenes, kasvas samal ajal. Ja see oli ka periood, kui hakati vastu võtma uusi seadusi, mis olid siis koloniseerimise vastu suunatud. Näiteks välismaalaste seadus 1917 ja 1931. aastal ja siin räägiti immigratsiooni seisukohast erinevatest inimeste rühmadest või klassidest. Nad nagu grupeeriti erinevatesse klassidesse ja siin me näeme ka sellist struktuurset elementi juba, mis on kindlasti mõjutanud ka inimeste õigusi, kes tulevad teistest riikidest, mis tähendab seda, et ühiskonnas toimus selline segmenteerimine, on omad ja on tulijad ja need veel omakorda eri gruppides ja see paneb meid mõtlema, mida see tähendab, kui riigis on konstitutsioon või põhiseadus, mis kaitseb nagu kõikide õigusi, aga samas on selles samas riigis olemas seadused, mis piiravad vähemuste õigusi. Ja see tekitab juba iseenesest eos vastasseisu põlisrahvuse ja uustulnukate vahel. Ja et oma looga edasi minna, loomulikult peale teist maailmasõda oli jälle vajadus nii-öelda uueks stardiks, uute inimeste järele ja et tööstused käima läheks. See iseloomustab jälle väga palju riike Euroopas, eriti Kesk-Euroopas ja siin on siis pildid seda illustreerima. Ja samuti on siis ka graafik, kust on näha. Ja mida me näeme? Jälle näeme, kuidas peale teist maailmasõda sisserändajate numbrid hakkasid tõusma. Aga tekkisid päevakorda ka täiesti uued küsimused. Näiteks õiguste nõudmine, inimõigused, võrdsed õigused ja siin nõutakse, et ka sisserändajad ei saa olla vähem väärtuslikud inimesed kui teised ja mõnes mõttes on see jälle paradoks. Sest ei ole võimalik, et sul on kõrvuti üks fakt, et sul on riigis põhiseadus, mis ütleb, et kõik inimesed on üksteisega võrdsed ja samas on ikkagi seaduste järgi osadel inimestel vähem õigusi. Ja siin peab kindlasti rääkima ka Šveitsi poliitilisest struktuurist, mis sellise olukorra üldse võimalikuks teeb. Me ei räägi siin mitte ainult föderalismist, vaid ka tegelikult inimeste otsedemokraatiat, mis tähendab, et rahvahääletuste kaudu on inimestel võimalik mõjutada seadusandlust ja võtta vastu otsuseid, mis tõepoolest võivad ka üldise põhiseadusega vastuolus olla. Ja samal ajal toimus väga palju erinevaid liikumisi ühelt poolt, mis olid siis nagu nendele uustulnukatele õiguste juurdeandmise osas, aga teises ka piirasid neid. Ja õigusi on laiendatud ka Šveitsis, eriti just sotsiaalseid õigusi, aga ka kodanikuõigusi ja lõpetades siis ka poliitiliste õigustega. Ja 90.
aastatest alates on Šveitsi muutunud mitte ainult sisserändajaid vastuvõtvaks riigiks, vaid ta on ka üks suurema sisserändajate kogukonnaga riike Euroopas. Ja selleks, et see oleks võimalik, selleks on vaja struktuure. Ja siin vasakul-poolsel slaidil või graafikul me näeme, kuidas sisserändamise numbrid on tõusnud, aga samas on toimunud ka sissetulijate mitmekesistumine tausta järgi. Nii et ma ütleksin, et Šveitsi just kahepoolsete kokkulepete kaudu Euroopa Liiduga on praegu umbes võrreldavas olukorras 19. sajandi lõpuga juurde tulijate arvu poolest ja umbes samas positsioonis võrreldes teiste Euroopa riikidega ka. Ja siin on nüüd illustratsioon ühest uuringust, mille me läbi viisime, et kuidas oleks võimalik mõõta või võrrelda eri kantonites toimuvat omavahel. Šveitsi teatavasti on siis selline riik, kus on föderaalne programm integratsiooni jaoks, aga rakenduslik pool on jäetud kantonitele. Kõik föderaalriigid, nad jagunevad omakorda veel mitmeteks kantoniteks ja lisaks siis föderaalsetele seadustele on ka kantonis toimivad õigusaktid ja kõik, mis puudutab tööjõudu, kõik, mis puudutab sotsiaalseid teenuseid või keelekasutust, neid rakendatakse kantonites ja seal on väga suured erinevused. Ja siin me näeme, et kuidas siis toetatakse integratsiooni, missugused süsteemid on üles seatud, näiteks kas või või varjupaiga taotlemise seisukohast nende taotluste rahuldamiseks. Ja kui ma siin enne ütlesin, et me teame, et kantonite vahel on väga suured erinevused migratsioonipoliitika seisukohast, siis tegelikult see õigus neil ka on. Seadusandlik raamistik seda võimaldab. Ja mis tähendab seda, et meie jaoks oli väga oluline mõista, et mis siis see kantoni nii-öelda põhimootor on, mis sunnib teda üht või teistpidi otsustama. Ja mis me siis näeme, on see, et kantonis toetatakse sisserännet ja pagulaste vastuvõtmist ja neile kaitse andmist sel määral, nagu seda nõuab nii-öelda föderaalseadustik. Aga samas jälle lähtudes erinevatest nendest traditsioonilistest keele ja religiooni erinevustest on väga suured vahed. Näiteks see, mis on punasega välja toodud, need on need, kes on väga rangema lähenemisega, nad on sellised konservatiivsemad ja küsimus on ka seotud poliitikaga. Ja kui me nüüd tahame siis nende kantonite nii-öelda tava toimingute nagu seda loogikat välja uurida, et miks see nii on kujunenud, siis selgub, et rakendusliku poole pealt see struktuuriline nii-öelda ettevalmistus, kus on spetsiaalsed komisjonid ellu kutsutud või komiteed, kus on võimaldatud keeleõppe neile, kes tahavad taotleda püsivat elamisluba ja nii edasi. Ja ma varsti kohe lõpetan oma ettekande, nii et nagu öeldud, erinevused on väga suured. Ja selleks on siis meil välja töötatud niisugune nagu kaasatuse indeks ja siin võetakse arvesse kõiki neid naturaliseerimise protseduure ja varjupaiga taotlemise paberite läbivaatamise protseduure ja missugused marginaalid on siis seatud endale kantoni poolt ja ehk siis, et miks on nii, et
ühel pool on see lihtsam, teisel pool vähem ja mis on need põhjused, mis on need tegurid, kas see tõesti sõltub nüüd keelest traditsiooniliselt, on ta kultuuriliselt sõltuv või on ta võib-olla sellisel poliitilisel põhjusel. Nii et me tahame just seda loogikat selle tagant näha, nende erinevuste tekkimise taga. Ja need kantonid, kus on väga tugev majandus, kus on kõrge keskmine sissetulek ja kõrge haridustase, nad on ka tavapäraselt piiravamad sissetulijate suhtes. Nad kuidagi arvavad, et seda hetkeolukorda tuleks nagu kaitsta. Ja uuringu tulemustest me saame öelda, et immigrante kui niisugusi nähakse pigemini midagi niisugust, mis seda kõike ohustab ja et kui keegi tahab tõesti meie tööturule tulla, siis nad peavad ise selle nimel vaeva nägema, et sinna saada siseneda just ja siis see tulijate mure oleks nagu. Nüüd, mis puudutab nendesse rahvahääletustesse ja milliseid otsuseid seal siis langetatakse erinevates kantonites ja sealsetesse parlamentidesse, siis me näeme, et liberaalsemates kantonites on palju kaasavam poliitika ka integratsiooni suhtes ja sama võime öelda ka linnaelanikkonna kohta. Nimelt linnades, kus on suur hulk sisserändajaid ja nad moodustavad märkimisväärse osa elanikkonnast, seal me näeme, et ka integratsioonipoliitika ja selle rakendamine on palju kaasavam sisserändajate suhtes. Ja sellega ma võib-olla siis võiksingi lõpetada. Ja kokkuvõte võiks olla selline, et tegelikult on kantonide vahel ka selline lähenemise trend ja mõnes mõttes on täiesti õige võib-olla vaadata kogu Šveitsit nagu mõnes mõttes laboratooriumi, sest meil on üheaegselt toimimas sellised protsessid, kus on väga erinevad muutujad ja seda on võimalik jälgida. Ja samas see annab ka võimaluse manööverdamiseks, näiteks föderaalriikides on jäetud ju niisugune liikumisruum oma otsuste tegemiseks. Ja nüüd need erinevad poliitilised kultuurid, mis Šveitsis aegadest alates on eksisteerinud, see võib-olla toob ka rohkem keskmesse just see keele olulisuse aspektid. Ja kui me räägime nüüd integratsioonist ja diskrimineerimisest, siis minu arvates see, mida me siin näeme, on diskrimineerimisvastase poliitika diferentseeritus. Ja küsimus on selles, mida saab riik teha, kui riik peab ju tegelikult vastu seisma diskrimineerimisele. Ja riigi käsutuses on teatud ressursid ja need ressursid peaksid siis olema kasutatud selleks, et rünnaku alla langenud immigrante kaitsta. Aga mida on raskem teha, see on hoiakute muutmine. Näiteks kui on olemas niisugune hoiak juba sissetulijate vastane, siis seda võib ju samuti diskrimineerimiseks lugeda, aga selle muutmiseks ei piisa mingitest lihtsatest ressurssidest või lahendustest. Ja ebavõrdset kohtlemist tööturul, ka sellega tuleb võidelda ikkagi seadusandlikke võimalusi kasutades. Ja kindlasti ei saa siin arvata, et see on nüüd ainult riigi kohustus, sest tegelikult ka kogukond ise saab väga palju ära teha, et inimestevahelised suhted paraneksid ja seda ei saa ülevalt poolt teha. Nii et see suhtumine, et nad on siin osa meist, neil on oma elustiil ja see suhtumine peaks nagu laienema.
Ja sellega ma lõpetaksin oma ettekande. Aitäh! Annan sõnajärje üle moderaatorile. Aitäh, Johnny! Minu küsimus, võib-olla see on isiklik küsimus, et kas teid isiklikult on kunagi diskrimineeritud? Jah, muidugi. Ka minul endal on migrandi taust. Minu vanemad tulid Itaaliast. Ning esimene kord, kus mind diskrimineeriti, juhtus koolis. Ma tahtsin gümnaasiumisse keskkooli minna, et siis saada parimat haridust. Ja õpetaja ütles mulle koolis, et sina oled immigrantide järeltulija. Ega sul seal lihtne ei saa olema seda teed käia, et mine hoopis sinda suunda, et see sobiks sulle paremini, nii et see oli siis nagu minu taustast tulenev diskrimineerimine, kuid ka sotsiaalne diskrimineerimine, mis ei ole ainult immigrantide suhtes, vaid kõikide suhtes. Sest et kui juba nii-öelda hakatakse inimesi eraldama, et teie olete need, kes olete paremad ja teie ei kõlba kuskile. Nii et siin ongi juba see probleem, et see on selline struktuuriliste põhjuste ja isiklike suhtumiste küsimus. Aitäh! Ma mõtisklesin ka selle üle, et kui palju teadlase enda taust on teinekord mõjutanud seda teadust, mida ta nii-öelda ajab, mida ta teeb. Et mainisite neid erinevaid administratsioone ja kas need ametnikud nii-öelda võtavad tõesti vastuse need otsused, mis põhinevad nende enda etnilisel rahvuslikul taustal, või suudab inimene jääda otsuse tegemisel neutraalseks ja avatuks iga kodaniku suhtes? No see on natuke keerulisem küsimus, nii et kui sa pead ametnikuni jälgima seadust, aga muidugi alati toimub ka teatud hindamine. Ja aga samas seesama ametnik ju annab tegelikult olukorrale hinnangu ja tõlgendab siis seda seadusandlust vastavalt sellele hinnangule, mis ta on andnud. Ja siin võib nüüd olla kaks võimalikku tulemust. Ühelt poolt, et see inimene võib võõriti või teisiti või valesti võib-olla mõõta seda olukorda ja sellepärast suunab siis oma tegevuse mingis suunas. Või ka teisest küljest sellepärast, et ta tunneb, et nii on õige teha ja sellepärast tahab teistsugust otsust langetada. Ja tegelikult ma arvan, et kui me räägime siin taustast ja kultuurilistest küsimustest, siis ilmselgesti need võivad mõjutada ametnike otsuseid. Ja võib-olla ma ei märganud, aga kas on olemas mingisuguseid argumente erinevates kantonites, mis kasutavad ühesuguseid, ütleme, instrumente või mis on sarnased omavahel? Ja need, kes ütleme, et kantonid, kes on liberaalsemad ja kantonid, kes on rohkem konservatiivsemad. Liberaalsemad kantonid on rohkem avatud ja tõlk vabandab, heli ei ole mõistetav.
siis on meil sellised aglomeratsioonid või niisugused piirkonnad, kus ei ole traditsiooniliselt palju sisserändajaid olnud. Nemad kardavad, et nende maailm hakkab muutuma liiga kiiresti ja sel põhjusel lähevad nad teises suunas. Nii et ma arvan, et need ongi peamised selgitused, mis eristavad neid erinevaid föderaalriike Šveitsis ja siis seal olevaid kantoneid. Aga loomulikult sinna juurde tulevad ka teised reaalsused. Aga mõnes mõttes jah, üsna sarnane Ameerika Ühendriikide olukorrale. Aitäh ettekande eest ja huvitavate vastuste eest. Aga me hakkame seda peale teiste ettekannet ärakuulamist ka üksikasjalikumalt arutama. Nii et meie jätkame. Aitäh ja täname aplausiga!